Tead, mis mulle meeldib? Mulle meeldib poodi minna lihtsalt ostlema ja ennast salvestada ning siis, kui keegi mulle seda märki näitab. Mulle tõesti meeldib see. See ongi umbes selline, millisena ma ühiskonda ette kujutan. Lähme kõik poodi ja saame surmaähvardusi naistelt, kellel on särgi peal silt, ma tahan sind aidata. Nüüd, ära ole rassistlik. Sa poleks iialgi arvanud, et need tüdrukud näevad välja just sellised. Vaatame, miks see video on nii pööraselt viraalseks läinud. Ja kui ma ütlen pööraselt viraalne, siis ma mõtlengi seda. Sest ma filmin, kui olen avalikus kohas ja ostlen. Ei. Ära filmi, me ei tee seda. Miks? Mind ei huvita, mida sul on lubatud teha. Ei. Ära filmi. Ära ütle ameeriklastele, mida teha. Ma filmin. Ei, meil ei ole lubatud avalikult postitada. Ei, ma ei tee seda. Ma olen Ameerikas. Kas sa saad teda toetada? Ma salvestan ennast, kui vaatan Texaseid ja tema jookseb minu juurde. Ei, sina pead tagasi astuma. Mind ei huvita. Tagasi. Okei, mida teie arvate? Kui sa lähed poodi ja filmid ennast, mind keegi tuleb ja ütleb, et see on väga sobimatu. Ma ei taha olla videos. Mida sina arvad? Ma ütlen, mida mina arvan. Ma arvan, et mine lihtsalt kaadrist välja, sest kui sa oleksid teisel pool olnud, ei teaks keegi, et see olid sina. See ongi minu väike arvamus, minu 2 senti selle juurde. Muide, tere tulemast saatesse The Pushback, mina olen Meira Ka, teie saatejuht. Kindlasti anna sellele videole hoogu juurde, vajuta tellimisnuppu ja liitu meie liikumisega, kus me astume vastu hulludele ennastais inimestele, kes arvavad, et võivad kõigega lihtsalt pääseda. Igatahes, ma ei hakka isegi mainima seda, et loomulikult käib see ennastais suhtumine koos pearätikuga. Ma ei maini seda. Ma ei räägi sellest, sest ma arvan, et praeguseks on see meile kõigile üsna ilmne. Sa võid võtta mängu! Ei, mis kurat? Vaata, kuidas sa räägid, sul on lubatud vanduda. Vaata, kuidas sa räägid, nagu päriselt. Ei, kas ma... Või noh... Ma arvan, et mida rohkem. Mind ei huvita. Seal see on. Bäm! See oled sina, moslemide vastu. Oh mu jumal. Ei, see ei ole nii. See olen mina oma vabaduse eest filmida videot ja teha poes seda, mida tahan. Mitte sind ahistada, mitte midagi teha, lihtsalt ennast filmida. Sa tuled sisse, tekitad probleeme ja siis karjud kohe rassism. Ja see ongi süsteem. See on see, mida nad teevad. Nad tulevad sisse, võtavad üle ruumid, mida nad ei peaks võtma. Ja kui sa ütled, et sa ei tunne end sellega mugavalt, siis nad ütlevad, et sa oled rassist. Sa oled rassist, sina oled probleem. Mu sõbrad, teie olete probleem. Pidage seda alati meeles. Pidage alati meeles, et teie olete alati probleem. Aga Ameerikas me võime avalikus kohas salvestada. Mind ei huvita. Jah, avalikus kohas salvestamiseks. Esimene konstitutsiooni muudatus. No ja siis? Mine tagasi sinna, kus sa tulid. Me oleme Ameerikas. Siin ma teen lähivõtta. Ma postitan selle. Ma olen praegu otse-eetris. Ma olen sõna otseses mõttes Facebookis otse-eetris. Sõna otseses mõttes otse-eetris. Nii et ma ei pea postitama, aga sina pead lõpetama ameeriklastega jamamise. Mis kurat teil viga on? Nüüd, ma ei tea, kas see naine tuli kogu sellesse olukorda üleolevalt, sest ta ütles kohe, et te ei ole ameeriklased. Okei. On selge, et ta tuli sisse ja ta ei ole rahul. Ja võib-olla kulisside taga oli ta vaenulik ja üritas neile kahju teha. Mitte füüsiliselt, vaid õhutas neid. Nagu minge ära. Ja miks ta tegi Facebook Live'i oma ostlemisest? Need on kõik küsimused, mida peame küsima. Ja vaata, ma ei arva, et tal oleks selles 100% õigus. Hoia lihtsalt rahu, liigu edasi, ütle talle, et okei, ma tahan siin filmida ja jätka filmimist. Keda see ikka huvitab? Ole siis see suurem ark 1, seda teeksin mina. Aga tal on siiski mingil määral õigus. Isegi kui sa lähed kellegi juurde, oled tema peale pahane ja üritad olla vaenulik, siis see, et nende vastus on kohe, et sa oled rassist. Mitte päris see ei ole päris see. Võib-olla ongi täpselt see on nende käitumismuster. Jah, eks me näe. Ma siis seisan siin. Vaatame. Vaatame, kas Walmart astub välja. Vaatame, kas Walmart seisab sinu usuliste veendumuste eest. Ma ei saa ennast praegu poes filmida. Ma filmisin ennast, kui vaatasin allahindlusi ja siis sa jooksid minu juurde ning hakkasid mulle ütlema, mida teha. See oli väga imelik. Miks sa siia üldse seisma jäid? Kas sa lihtsalt segad vahele? Järjekordne ameeriklane, eks? Jah, kutsu juhtkond siia. See on naeruväärne. Ära muretse, ma ei tule siia enam tagasi. Nad võivad paluda mul lahkuda. Ma ei tule kunagi tagasi. Luban, et ma ei tule kunagi tagasi. See on Ameerika. Mis teil viga on? Mind ei huvita moslemid.
Millest sa räägid? Kas ma peaksin siis sinust rohkem hoolima? Kas te ei peaks tööd tegema? Nad lihtsalt seisid seal ja lobisesid. Ausalt öeldes tunnen ma nende tüdrukute pärast natuke halba, sest nüüd on nad väga-väga viraalseks läinud sobimatu käitumise pärast. Ja pean ütlema, et ka see naine ei käitu sobivalt. Ma lihtsalt ei toeta seda. Ma ei toeta seda. Ma tean. Sa tead, kuidas ma tunnen selle suhtes, kui immigrandid tulevad ja võtavad üle? Aga samas arvan ma, et noori tüdrukuid ei tohiks sellistesse olukordadesse panna ja kaamerad ei ole tihti üldse nii toredad asjad. Ei ole üldse nii toredad asjad. Aga päeva lõpuks vaatame kiiresti nad ütlevad, see on sellepärast, et me oleme moslemid. Miks sa üldse tema juurde läksid? Jah, nad on tööl, ajavad loba ja segavad kliente. Ja ilmselt tahab ta lihtsalt otse selle keskele sattuda. Jaa, ilusat päeva. Ei. Sa ei lähe kuhugi. Ma lähen kuhu iganes tahan. Kas sa arvad, et suudad mind takistada lahkumast? Ma ei tööta Walmartis. Kas sa oled hull? Ma töötan. Mina ei tööta. Ei, ma ei kavatse seda kustutada. Sina ei ütle mulle, mida teha. Kas sa oled hull? Mida teie arvate? Kui keegi filmib teid avalikus kohas ja see on miski, mille pärast te muretsete, siis kas see inimene peaks selle sisu kustutama? Ma arvan mitte. Mitte kui see on avalikus kohaseks. Ma mõtlen, et see on lihtsalt seaduslik. Aga kui see on usuline tundlikkus või kui ma üritan ette kujutada, kui ma oleksin olukorras, kus keegi filmib mind tegemas midagi, mida ma tõesti ei tahaks, et nad filmiksid, siis ma ilmselt läheksin ka väga närvi, nagu ära filmi mind. Aga ma mõtlen, miks nad nii väga muretsevad selle pärast, et neid kaamerasse jäädvustatakse? Sa ei tohi inimesi filmida. Ma võin Ameerikas avalikus kohas videot teha. Sa parem jäta mind rahule. Jah, palun mine tagasi tööle. Ei, sa ei peata mind. Aga ma teen seda. Mul on lubatud. Aga miks sa siis mind filminud oled? Kas sa muutud vägivaldseks? Astu tagasi. Ei. Nüüd ma filmin seda täiesti meelega. Kui naljakas see muide on? Hea meelega abiks. See on nagu puhas meelelahutus, kui me seda vaatame. Hea meelega aitan. Hea meelega abiks, rahlas. Me oleme siin Walmartis, varastame teie raha ja oleme ka hea meelega abiks. Ma filmisin allahindlusala. Aga nüüd salvestan ma seda meelega. Seal läheb veel üks. Tere, võib-olla oled sa rahulik. Ma seisin siin allahindluse riiuli juures, ma salvestasin. Need kaks olid siin ja rääkisid. Lihtsalt lobisesid ja pruukisid suud. Ta nägi mu kaamerat, tuli minu juurde ja ütles, mida ma tohin ja mida ei tohi teha ning tekitas suure stseeni. Ma ei tohi salvestada, sest ta on moslem. Ma salvestan oma suhtlusi avalikus kohas. Ma filmisin allahindlusala ja ta üritab mulle kogu aeg öelda, mida ma teha tohin. Palun viigeda minust eemale, et saaksin oma ostlemist jätkata. Ma lähen nüüd ilutoodete osakonda. Tahtsin lihtsalt allahindluse riiulid üle vaadata. Ma ei kustuta midagi. Mine tagasi tööle. Palun ütle talle, meil ei ole pereliikmed lubatud. Vaata. Mis on? Nii, palun. Ma salvestan, sest sa segad mind kogu aeg. Ja, sa pead ära minema. Suur aitäh teile, proua. Ma ei kustuta midagi. Mine ära. Ma olen praegu otse-eetris. Jäta mind rahule. Ausalt öeldes on mul neist tüdrukutest natuke kahju. Ma ei teagi, mida öelda, mul on tõesti natuke kurb. Kui neil on mingi põhjus, miks nad kardavad kaamerasse jääda, ma ei tea, kas on sellepärast, et nad on illegaalid või nende pered ei luba seda. Nüüd on nad igatahes tohutult viraalseks läinud. Tohutult viraalseks. Siin on teile kõigile noortele, imelistele inimestele üks meeldetuletus. Kui kuskil on kaamera, jääge rahulikuks. Alati. Kui teed stseeni, siis pea meeles Coldplay õppetundi. Kui need kaks inimest oleksid lihtsalt kallistamist jätkanud, poleks keegi midagi märganud. Aga niipea, kui sa milleski suure numbri teed, hakkavad inimesed tähele panema. Ja just siis võib sisu viraalseks minna. Nii et kui sind kunagi filmitakse tehes midagi, mis sulle eriti ei meeldi, siis lihtsalt liigu eemale. Liigu eemale, ära tee draamat ja siis võib-olla veab sul nii palju, et su nägu ei levitata üle kogu interneti. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasid.